Oppadi, sõbrad, see on siis minu 27. veebruari öö esimene pilt virmalistest. Suurte raskustega ennast välja ajasin. Peaaegu läksin magama ja lõpuks olin kell 1 siis väljas ja kell 1 oli ka kõige võimsam virmaliste show. Siin on juba ilmselt kuskil 1:30 paiku ja hakkab patarei tühjaks saama. Läksin koju laadima ja tulin uuesti tagasi veel viimaseid virmalisi pildistama ja juhtus siis see, et kui ma olin tagasi tulnud, siis erinevalt teistest sadadest või tuhandetest virmaliste pildistajatest jooksis mulle peale 2 hunti põhimõtteliselt sellise 40 meetri kaugusele ja seal virmaliste all me kohtusime, panin pealambi neile peale, keerasin kaamera ja korraks nad seisid ja tõmbasid kiirelt tagasi ja tulid siis kaarega veel korra minu eest läbi hirmsa jooksuga. Ja siis oli operatsioon läbi, jah, minu jaoks võib-olla 20 sekundit see kontakt nii-öelda huntidega virmaliste all, aga panin siis pealambiga veel, vaatasin jälgi öösel, nii kaua kui pealamp vilkuma hakkas, et mis siis ikkagi toimus. Siin on näha hundi ja kitsejeled kõrvuti. Ja toimus siis see, et ilmselt 4 hunti, jälgi oli poole ruutkilomeetri ajal risti-rästi meeletult selline tunne, et hundid olid seal, ma ei tea, nädal aega olnud. Aga kui rahulikult vaadata, kui kiirelt nendes jälgedes hunt ju tegelikult liigub, siis kogu see jäljemuster sinna võis tekkida 10-20 minutiga, need jooksud ja need jahipidamised. Ja pluss siis kitse murdmine, millest tuleb hiljem ka kaader, mille ma avastasin järgmine hommik tegelikult, kui oli ka kits murtud. Aga jah, siis 2 tükki nendest ilmselt 4 või 5 jooksid ühe kitsega, ühte kitse jälitades ilmselt sisuliselt mulle peale. Tuvastasid mind ja panid kaarega ümber minu minema ja teised 2 ilmselt võtsid siis sealt kitsekarjast teise kitse ja said sellega kätte teised poole kruusateed ja minust umbes 300 meetrit eemal. Et see avastus oli järgmisel hommikul mul, jah. Aga jah, peale öist 15 minti jälgede vahtimist pealambiga, siis hommiku kell 9 võtsin drooni ja hakkasin siis tuvastama, mis siis tegelikult toimus mu ümber. Ja sain aru, jah, et hundid olid soo poolt tulnud, teinud väga pika ahelikus jooksu otse kitsedele peale ja siis oli läinud juba jooks väga kiireks, hüpped pikaks minu suunas kitsele peale ja siis minust eemale veel kiiremini. Ja siis jah, 12 hunti ilmselt olid seal teisel pool tukka murdnud kitse ikkagi maha. Siin on näha nüüd, kus mina kükitsin, see mehike tuleb siia kohe ja pildistasin seda virmalisi seal paremal üleval nurgas oleva tuka kohal ja hundirada siis on näha seal, kus nad tulid siis natuke mulle selja taha hooga ja ma panin lambi põlema ja siis tõmbasid siia tuka poole, mida ma pildistasin ja veel korra kaarega minu eest läbi, nii et 2 momenti oli, kus ma hunte nägin, see koht, kus nad korra stoppisid, kui ma panin lambi peale ja siis see, kus nad kahekesi minu eest läbi jooksid, siis ma nägin neid uuesti. Ja siuke vahva elamus, mõtlesin, et seda tuleb jagada, et virmaliste all huntidega kohtuda vist elus rohkem võib-olla ei õnnestu, et haruldased mõlemad võimalused. Ja siin on siis kitsede söömiskohad, need augukesed seal. Ja sealt üle suure põllu otse kitsekarjale peale siis lendas see hundikari. Siin on näha jah, siuke jooksusamm, et see ei ole enam sörk, vaid on juba ikkagi selline traav või galopp või mis see nimetatakse. Ja siit siis kruusatee pealt tulid nad minu suunas päikesest 10 kraadi paremal umbes. Vot selline uskumatu lugu, aga siin on siis näha nüüd see õnnestunud jahiepisood minust 300 meetrit eemal, väikse kuusetuka taga. Ja siin on näha asja, kuidas 3-4 jäljed, kitse nahariba meeletult ära tallutud, kõik väga värske veel järgmine hommik. Ei paista siin rebase jälgi veel peal ega ka ronkade arba jälgi.
nii et jah, samal ööl siis käis meeletu ja edukas kitsejaht. Kõik on ära tallatud, nad kiskusid seal samas selle kitse laiali ja sõita põhimõtteliselt nulli. Mingid peenikesed kitse tükid ainult jäid veel alles siin. Palju verd lohistamisjälgi ilmselt siin ära tallutud, et see on siis see, kus seda rebiti laiali. Ja kiirelt käis jah, Ajaküla majade vahel 3. kord see talv see kari. Alguses oli see kari 8 ja nüüd on seal 4 või 5, täpselt aru ei saa. Ja kõik korrad on nad väga kiirelt oma jahi seal ära pidanud, 2 esimest korda ebaõnnestunult ja kohe minema sohu tagasi läinud, et siia nad nagu maanduda ei taha ja mul on ka lambad preeriues. Kõigil 3 korral on nad piisavalt lähedalt lammastel läbi läinud, et neid haista, aga nendel on nagu asjad paigas, et inimese lõhnast nad hoiavad eemale ja siiamaani on lambad rahul ja hundid ka söönud seekord siis jah. Preeriues jah, tegevus käib ja see ei ole mingi hüljatud karjamaa, kus ainult lambad on, et kui inimese lõhn on pidevalt juures, siis hundil ikkagi selline vaaniline hirm on selle asja ees. Muidugi kunagi ei tea, millal see murdumispunkt tuleb ja sellest hirmust üle ollakse ja minnakse ikka lammastele peale, aga jah, et inimese lõhn on preerius ja siia metsa nad vedasid selle õitse. Ega siit ka suurt midagi sellest enam järgi ei olnud, mõni karvatuust ja perelaiguke, paar luukildu ja selline lugu huntidega virmaliste all. Once in a lifetime.